Janelle Uibakand, Eesti meister maastikurattal maratoni sõidus. Kuidas siis rajal läks? No rada oli raske, aga läkski raskelt. Aga ma arvan, et läks hästi ikkagi kõik lõpuks. Oli näha, et alguses tegelikult Mari-Liis Mõttus sai teilt 1,5-minutilise vahe sisse, kus te Grete ja Meriliniga jälitasite teda, et kus maal siis kätte saite ja kus maal siis äraminek toimus? Jaa, Mari tegi väga tubli sõidu alguse ja väga kõvasti läks jõuliselt nagu eest. Siis me sõitsimegi seal Grete ja Meriliga koos päris pikalt, seal kuskil seal Rõuge nii-öelda otsas oli see, et ma olin ise ees ja singlitel olid nad mul ilusti veel saba peal, aga siis seal oli üks selline pikem tõus, ma ei tea, mis selle singli nimi on, seal jäid nad pisut minust maha ja sealt edasi ma lihtsalt panin siis ise nagu hooga ikkagi edasi ja siis mina neid enam ei näinud ja peale joogipunkti nägin ma vist seal, mis see joogipunkt oli nii-öelda see kõikidele sõitjatele, et seal selle tõusu otsas ma hakkasin Marit vist nägema ja siis püüdsingi temaga ka veel juba kinni, et tal vist sai ka natuke nagu jaks ikkagi sõidu lõpuks otsa. Kuidas siis oli, et kui said Mari-Liisi kätte, kas motivatsiooni tõusis ka nii palju, et tuli natukene seda hoogu juurde? Ei ütleks, et hoogu juurde tuli, et pigem oli see, et ma üritasingi hoida seda sama tempot, et millega ma sealt nagu olin tulnud, et kuna eks see sõit oli juba pikale läinud ja andis kehal nagu tunda ka, et siis tuli nagu ikkagi lihtsalt üritada hoida seda, mis oli ja mitte nagu lasta sellel tempol nagu ära vajuda. Ja lõpuni tegelikult said suhteliselt kiiresti kohe vahe sisse, lõpus samamoodi ei olnud mingisugust kahtlust, et meistritiitel ja sinimustvalge särk on täna sinu? No ma ise pingutasin ikkagi päris nagu jooneni välja, et ei tea ja ei näe, mis seal nagu selja taga toimub, et ma ei teadnud, kui suur see vahe oli ja kas see vahe tuli nii kiiresti, et seda ma sain teada alles protokollist, et mis see täpselt siis oli. Aga jah, läks hästi. Nii on. Uhke tunne ka sinimustvalge särk seljas? Jaa, kindlasti, et nagu Liisa Herberg tegelikult ütles, siis oli ka juba viimane aeg. Aga palju õnne, edu jaksu! Aitäh!